Mina olen Tuut ja tema on Piip. Alustame mõõduga. See on maakera. Kuused on sakkilised, jägeded hüppavad, põdrad põksuvad. Looduse riik. Pilve sees sajab vihma. Tekib loik. Maakera. Päike peegeldab loigu pinnalt. Päike paistab loigu peale, loigul on paas. Loik tõuseb õhku. Loik aurab. Tere! Nii ära, et sa jõudsid. Ja, loik aurab ära, tekib pill. Pilles läheb vihma, tekib loik. Kõik paistab, lõpu ja see ongi looduse veering. Aga vihmas läheb igal pool, mitte ainult loigu kohalt. Loik läheb mujale. Pilv läheb mujale. Loik tuleb järele. Tuul lükkab loigu pilve alla ja pilv saab. Tuul lükkab pilve mujale ja siis saab igale poole. Selle peale saadabki vihma igale poole. Tuul lükkab. Tuul lükkab looduse ringi. Tuul lükkab pilve ja siis tekib loik igale poole. Aga üks tuul ei tulnud. Ei tulnud kohe mitu päeva. Ja esimesel paaril päeval oli inimestel loomadel kõigil päris hea olla niimoodi, kui oli selline tuulevaikne liin. Ja täitsa hea oli olnud kavast. Hurjeka kaptenil oli vesi ahmed. No see on kogu pööre paikule, kogu aeg seisis. Kogu aeg kiirus. Tuut, mina räägin. Ja siis ta tegi lõpuks oli hirmus pala. No tuul ei olnud vihma, ei olnud midagi, ei olnud hirmus palavakas. Inimesed ja loomad mõtlesid kõik, lähme otsime tuule üles. Ja kõik mõtlesid, inimesed mõtlesid, suured loomad, väiksed loomad. Linnud ka, et lähme otsime tuule. Otsime tuule üles. Hakkasidki tuult otsima, otsisid kohe mitu päeva. Samal ajal loodusring seisis. Seisis. Jäi paigale seisis. Jah, loomid kuivsid. Ja siis otsisid ka mitu päeva lõpuks.
leidnud. Lõpuks otsustas Ämblik, lähen otsin tuule üles. Ja Ämblik. Ämblik hakkas niimoodi. Ämblik ära siin pood hakkas siin teati. Hakkas minema. Üle mere. Läks kohe üle suure mere. Läks teisele kohe merre. Millal see on kohal? Ta on pilte minna peale. Jah, suur meri. Läks suure mere taha ja teisel pool merd suure kivi taga. Tuul magab. Ämblik tahtis esimese hooga kohe tuule üles ajada, aga siis sai aru. Kodus suure võrgu üle tuule. Lõpuks jõudis siis ka Ämblik koju. Roonis suure mäe otsa ja kuulutas kõigile. Armas rahvas, ma leidsin tuule ülesse. Magas teisel pool kivi taga. Seda juttu ei tahtnud ükski inimene ega loom ega uskuda, sest et Kärbes oli kogu au endale tõtnud. Sellele löösid ära ajaga taga. Kärbes leidis tuule. Ämblik sai väga vihaseks. Silmad häbi täis ronis künka otsast alla ja sellest päevast peale koob Ämblik igale poole võrku, et aga kärbseid kinni püüda ja neile kätte maksta. Mis sa mõtled maksata? Ämblikule maitsevad kärbsed. Maitsevad ja siis kärbse kokteili. Aga kärbsed ja Ämblikud, need omakorda, need maitsevad ja konnadele näiteks. Jah, konnad niimoodi söövad kärbseid. Ja konnad, nendele omakorda, need maitsevad ja kurgudele. Mõni teine link ka võib-olla saab mõne väiksema konna. Kurgudele ei kõige rohkem konn. Konn? Ja, aga kured ja muuslikud, need omakorda, need meeldivad jälle ju rebastele ja
need liha sees on munad ja siis viskavad sussi püsti. Vot siin on loodusering. Mullast olen sa tulnud ja mul on sinna tagasi looduse ringi kuuluvad need asjad, päris asjad, ehk millel on elu sees. Jah, aga need, mis on tehis. Need, mis on järele tehtud. Need loodusringi ei kuulu. Need ei mahu ühtegi ringi. Need ei ole üldse ringi peal, need on täitsa joonel. Need on lineaarsed. Tehis asjad ringi ei pääse, need on lineaarsed. Jah, sest kui nemad elu lõpetavad, siis sa viskad nad joonelt prügikasti. Jah, no näiteks telefon teil on, see ei ole päris. Kuigi te enda päris arvate, et te kasutate seda päris hästi. Aga päris see ei ole. Ja mõni paneb siia telefoni sisse sellise looduse pildi. Ja, et nagu oleks nii looduse lähedal telefoni muud. Aga tegelikult see on plastmassist, metallist ja igasugustest muudest asjadest. Ja kui see saab tuksil läheb, tuks telefon, see oli midagi teha, mitte midagi. Ja siis niimoodi lineaarselt. Joonelt. Minema ja mis sellest saab, kuna ta ringi ei mahu, siis uuesti ta enam ei sünni. Siis kõik, mis on ringis, sünnib uuesti. Jah, küll ma hästi nii lõpetaks. Ma olen lõppinud seda. Hakkame nii. Piipad. Näitan ühe väikse trikki. Tema on tõesti nagu vaja siin. See on väike äratik. Näed? Sitsiklet! Olen osa. See on ju... Las ma teha, see on sitsiklet. Näed, siidirätik. Siidirätik. Jaa, siidirätikust saab teha siitsikletti ka. Ei saa siidikleti teha targu pea. Siidikleti saab. Jah, siidikleti, sitsikletti. Ei saa. Rätik. Vaadake nüüd. Nüüd see siidirätik on ka osa loodusest. See kuulub ringi. Jah, see on tehtud siidist. Ja siidiusside poolt. Jah, siidiussid on siidikasvatuses, seisavad niimoodi ringis. Võtavad ringis käkest. Ja siis on neil siidikasvatuse kasvataja, kes ütleb neile niimoodi hopp! Ja siis siidiussid on niimoodi hupp. Ja siis ütleb siidis. Saabki siid. Ja kasvataja ütleb stopp! Siis on varaja pikkusega nii. Ja see siidirätik on lühikesest niidist tehtud. Aga kui teil on pikad, muidugi teil on pikad siidirätikud, see on pikast, siis on hästi pikad, kui teil on hästi pikad ja näiteks kui ma selle maha pinnaksin, see kukuks siia maha ja keegi selle üles ei võtaks ja unustaksime selle ära, siis ta mõne aja pärast ühineks looduse ringiga. Kõlgu siis ära? Jaa. Aga siia kõlgu viskad, siis ei kõlgu. Siin ei jah, siin on kahjuks see betoonist. Ja siin ei kõlgu, aga kui ma näiteks õues poetaksin, unustaksin niimoodi taskus kukuks mätta peale, et siis ta saaks osa loodusest. Aga kui mul oleks siin telefon näiteks ja kukuks mätta peale, siis sinna jääks. Aga need on telefoni siidiussid ei tee sul ka? Ei tee jah. Telefoni teevad inimesed, aga viimasel ajal juba isegi robotid. Need ei ole paberis. Ei ole. Mis meil neist kasu on? Ma näitan teile. Nüüd te näete, kuidas asi kaob looduse ringi ära. Paneme biopesa sisse selle. Sügavalt biopesa sisse. Lükkame niimoodi, et ei paistaks enam üldse välja. Ja ongi kahu!
Piip. Oskab loomadega rääkida. Oskab loomadega rääkida ja